Tahad või? Ma proovin, anna ma proovin. Ma ei tea, kas mulle sobib see või? Oi, sa pead küll panema männi. Sa oled ikka nii ei oska öelda. Ripsime duši teada. Mind võta see ka. Ma tegin kunagi kunsti, pidasin ennast kunstnikuks ja siis sain lapse ja sain teise lapse. Ja teine laps oli puudega laps. Ja siis tegelikult juhtus nii, et mind ei olnud enam olemas. Minu enda jaoks mind ei olnud olemas. Ja mind ei olnud, mul oli vaja abi. Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonda. Teie paremaks teenindamiseks kõne salvestatakse. Palun jääge ootele. Et kõigepealt on laval naised ja lapsed ja selleks, et täpselt kella pealt saaks etendus alata, et minu töö saaks alata, siis selleks ma pean selle kas paarikuuse või aastase või paariaastase endal sülest ära kõrvale tõstma. Sest me tahame kokku panna auto, ehk kui ma tahan, et oleks hästi äge auto laval, siis ma ehitan ta ise. Lükka see välja küll. Oota ära veel võtta, ma võtan rasika enne ära, muidu kukub maha. Näe, Rahval hoia, palun. Aitäh. Emana ma tunnen muidugi, et riik eeldaks et 2 last miinimum ja võiks veel lapsi saada kõike muud. Et ma olen nagu erinevaid kunsti, neid asju teinud ja siis projektid, et need on nagu põhimõtteliselt lapsele nagu venna ja või õe eest, et siis ta saab nüüd autoga mängida nende tükkidega ja... Nii tõmbame! Oota, ma heitan siit, ma heitan siit. See on hästi. Aga me ei jõua seda lükata siia, me peame ikkagi võtma katuse enne ära viima. 1, 2, 3 ja... Oota, mis sa kannad? 2, 3. Juba midagi. Mul käsi varsti väsib ära. Pane maha ma ju. Ei ole siin. Ma ei tea. Jõudsime selle projekti juurde, siis vist üks põhiküsimus oligi meil kõigil, aga minul eriti teravalt, et kuidas sa teed kunsti laste kõrvalt ja eriti kui sul on puudega laps, see nõuab nagu eriti palju tähelepanu. Kuidas sa üldse oled olemas, kuidas sa üldse saad nagu ennast teostada? 1, 2, 3. Põhimõtteliselt üks auto on selline, mis nõuab nagu väga palju teadmist. Kui sa saad lapse, siis sa pead olema ka äkki, sa pead olema arst, psühholoog, ma ei tea, mingi tundma, ma ei tea, mis imeasju. No, laps on enam-vähem nagu seesama auto, et sa pead järsku oskama kõike teha, nagu päeva pealt, plõmps. Tere, olete helistanud Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonda. Palun jääge ootele. Mootor on rooste läinud, meie oleme rooste läinud. Said kõik ette? Yes. Kõik liikusid mu elust korra läbi. Ma hoian ülevalt, et ta ei kuku. Ja te liigutage seda alumist asja. Me oleme seda isegi ju 3 aastat teinud, et kõigepealt mul oligi 2-kuune nagu kaasas ja siis oli aastane, nüüd on 2-aastane.
tegelikult on iga kord aina keerulisemaks läinud, sest lihtsalt mängud muutuvad ja see, kuidas meie lapsed suhtuvad sellesse autosse, kas nad aitavad kaasa või totaalselt nagu blokivad seda kogu etenduse üritust, et see sõltub lihtsalt nende vanusest. Tere! Olete helistanud Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonda. Teie paremaks teenindamiseks kõne salvestatakse. Palun jääge ootele. Tšau, kuidas läheb? Tšau! Emilia on hästi virilt, tal on hambad ja vaktsiin oli just paar päeva tagasi, et kõik asjad korraga ja ma ei tea, mis teeb. Nagu siin elanikud Brüsselis, mul elan ikka hoopis nagu teist elu, mis enne. Ja see on kuidagi, ma ei tea, millega see rohkem seotud on, kas laste tulekuga või siis siia kolimisega. Aga ma olen hoopis 100% ei saa ju kahetseda, aga no ikkagi mingil pool. Jakob ütles, lõpeta ära nüüd. Ütleks ära. Okei. Jäigi kinni või? Ja priis. Oksana! Liiguta! Brüsselis juhtus midagi. Terror. Mees tuli koju, pani kinni. Tõmbas samast. Kas siia tegema? Kuhu ta tühja? Aga see lõpp, et kui me ehitame selle auto valmis, siis minu jaoks on just see, et mis see auto ise nagu on, et ta on nagu ikkagi siuke vabaduse sümbol ja iseseisvuse sümbol. Ma tegelen sellega, et ma jõuaksin tagasi kuidagi loomingu ja kunsti juurde. Aga jube raske on. See enda aja leidmine on, ma ei tea, kuidas seda teha. Ma võin teoorias rääkida sellest, see on õudselt lihtne ja äge ja nii see käib, aga praktikas ma ei tea, kuidas see käib.